Ja aitäh, head kolleegid, head inimesed, kes seda diskussiooni jälgivad. Nagu kolleeg Kütt ütles, et malbelt ja numbrite abiga, et ma siis vaatasin neid numbreid. Ja iseenesest ütlen eelnõu kohta muidugi seda, et nagu ma siin enne ka küsimuste voorus ütlesin, et iga ühiskond peab ikkagi enda nõrgemate liikmete eest hoolitsema, nii et seda pidi vaadates igati mõistlik, aga mõned aspektid tasub veel välja tuua. Käibemaksu tõus, mille sotsiaaldemokraadid koos Reformierakonnaga tegid, tõi riigieelarvesse juurde kusagil 370 miljonit, tõusust endast tuli ilmselt kusagil 300 ringis. Nii et see raha võeti Eesti inimeste taskust ära. Sellel aastal suvel teatavasti tõusis käibemaks veel, nüüd on ta 24%. Ja kui me vaatame nüüd seda sihtgruppi, kes on selle toimetuleku toetuse saajaid, neid on möödunud aastal kusagil veidike alla 7%. Ma püüdsin täna siis arvutada riikliku statistika ja eelarve numbrite pealt, et kui palju võeti siis raha ära selle käibemaksu tõusuga just nimelt sellelt sihtgrupilt. Jõudsin numbrini circa 14 miljonit. Ja nagu me täna kuulsime, kolleeg Kütt ütles, et riigieelarve kulu selle toetuse piiri tõstmiselt 200-lt 300-le sotside arvutuse kohaselt oli kusagil 12-13. Mina jõudsin 14-ni, me oleme samas suurusjärgis. Ühesõnaga tõsteti käibemaksu, võeti inimestelt 14 miljonit ära, ma mõtlen siis seda sihtgruppi, ja nüüd on tuldud eelnõuga, et see 14 miljonit tagasi anda. Kui me vaatame seda, kui efektiivselt Eestis makse kogutakse, siis me oleme siin maailma eesotsas, et kulu maksude kogumiseks ei ole kuigi suur, aga ikkagi selline 500 000 kuni 1 miljon läheb. Palju suurem kulu on toetuste administreerimise kulu. Sinna läheb mõni miljon selle toetuse puhul. Ja siis me jõuame kohta, kus sotsid, kes tõstsid käibemaksu ja võtsid sellelt toetuse saamise sihtgrupilt 14 miljonit ära, on nüüd teinud ettepaneku, millega antaks 14 miljonit tagasi, aga selle kõige peale kuluks selline 3-5 miljonit, et see asi läbi viia. Nii et mina ütleks, et parem oleks, kui oleks jätnud maksudega raha röövimata, et siis seda administreerida ja toetustena tagasi maksta, jääks inimestel raha rohkem kätte ja see administreerimiskulu tuleb ju mõne teise maksuna võtta, nii et ei maksa unustada seda, et sotsid koos Reformierakonnaga tegid ka automaksu. Jälle püüdsin arvutada, et palju sellele konkreetsele toimetuleku toetuse saajate sihtgrupile see kulu oli. 500 000 kuni 1 miljon võeti sealt sellel samalt sihtgrupilt. Teatavasti on seal sihtgrupis ka palju lastega peresid. Kaotati ära sotsid koos Reformierakonnaga tulumaksu vabastus lapse ülealpidamise puhul. Hinnanguliselt ma ütleks jälle 500 000 kuni 1 miljon võeti sellelt samalt sihtgrupilt. Lisaks tõsteti igasuguseid tasusid, lõive iga toimingute eest riigiga, KOV-iga. Nii et ma kutsun üles eelnõu toetama selles seisus, kus me täna oleme, aga sotse ma kutsun üles seda kõnet stenogrammist vaatama, nende numbrite üle mõtlema, sest et tegelikult sotsialism lõpuks viib pankrotti ja kui sotsiaaldemokraadid sellest aru saaks, siis oleks lootust, et Eestis hakkab elu paremaks minema. Aitäh! Suur tänu!